Tere taas tulemast Ortonumi aiapäeviku lehele ja mul on nii hea meel teid kõiki siin näha ja mul on väga uhke tunne tervitada ka kõiki uusi vaatajaid ja tellijaid, et minu YouTube'i statistika järgi on täiesti uus punt inimesi tulnud sellele kanalile, nii et väga vahva. Aga põhjus, miks inimesed on selle kanali üles leidnud, ei ole tegelikult nii ilus ja roosiline. No me kõik teame, et maailmas on toimumas igasuguseid veidraid asju, mida on mida ongi väga raske tegelikult endale lahti mõtestada. Ja need ei ole sellised protsessid, mida näiteks kella 9 uudistes keegi nagu puudutaks või tahaks nagu rääkida asjadest nii, nagu nad on, sest need on tõsised teemad. Aga ma ei hakka neid ka siin lahti nagu seletama, sellepärast et see on selline viisakas kanal ja ma tahan seda ka nii hoida, et ta on ikkagi aiandusteemaline kanal ja on põhjus, miks ma teen seda just eesti keeles. Aga nii tore, et need tellijad on tulnud, sellepärast et ma olen ka kirju saanud nüüd rohkem ja need on need inimesed, kes on nüüd taipamas, et niimoodi enam jätkata ei saa ja ikkagi on vaja oma perele üht-teist söögiks kasvatada. Ja ma arvan, et see entusiasm ja optimism ja pealehakkamine on juba pool võitu, aga nüüd on see minu esimene video, kus ma pean seda natukene maha võtma. Et ma näen mingisuguseid trende toimumas, mida ma näen ohuna selliselt, et ikkagi alustav aednik ka või isegi äkki põllupidaja võib peale esimest aastat tegelikult reaalselt oma traktori maha müüa jutumärkides ja üldsegi mitte sellega tegemist teha. Ja kõigepealt ma ikkagi tahaksin rõhutada seda, et see on tore ja et sa tahad ise endale toitu kasvatada, aga miskipärast arvatakse, et see on tasuta toit, mis tuleb sinu koduaiast, sinu põllu pealt. No kui sa tegelikult tutvud nende sisendite hindadega, mida sul vaja on ainuüksi selleks, et alustada, siis loomulikult hulluks ennast ajada sellega pole mõtet, sest et kui sa hakkad oma porgandikilo välja arvutama ainult 1 aasta saagi najal, siis tõesti tundub, et poest on lihtsam seda kõike osta. Aga eks neid põhjuseid, miks keegi hakkab endale toitu kasvatama, on ju erinevaid ja kindlasti ma tahaks öelda, et hirm selle ees, et sööki ei ole, süüa ei ole, on ohtlik pinnas, millest algust teha. Et tegelikult sa võiksid mõtestada seda enda jaoks kui lihtsalt elustiili muudatust. Sellepärast, et kõik, mis sa enda perele kasvatad, see on kindlasti palju puhtam, värskem, toitainetihedam, parem sulle endale ja lisaks sellele, et sa ühel päeval võtad selle saagi, mis iganes siis on porgand, kartul, tomat, hernes, see tegelikult aitab väga palju kaasa sinu enesetundele, just sellisele vaimsele poolele. Nii et kindlasti ei tohiks aiapidamist alustada sellise hirmu baasilt, et nüüd jääb kõik otsa. Aga kui sa teed sellise elustiili muudatuse, siis tegelikult ma arvan, et on suur tõenäosus, et sa pikemas perspektiivis õnnestud. Siis veel üks asi, mis tundub ikkagi üllatavat, on eriti inimestele, kes on siiani sellele vähe tähelepanu pööranud ja poes on ju kõike saada. Ja ka hooajalisus tegelikult poes enam väga ei olegi, et aasta ringi on kõik hästi-hästi häid asju saada ja sisse tulnud ketid teevad ju meile ikkagi päris metsikult häid allahindlusi, et ka mina käin avokaadosi ostmas ja apelsine, mida ma väga armastan. Aga kui sa ikkagi mõtled tõsisemalt endale toitu kasvatada, siis sa võiksid arvestada, et enne 2-3 kuud sa ei saa mitte midagi. Et see saak tuleb ikkagi suve keskpaigast heal juhul, sõltub kultuurist ja sügisel. Et kui sinu kriisiplaan on see, et sa oled kogunud endale seemneid ja juurikaid, mida sa saad pikemalt säilitada, eriti seemneid, et sul on oma seemnepakk. Ja et kui see kriisiolukord on, et siis sa rajad aia, siis see on ette teada juba ebaõnnestumine. Esiteks, su seemned võib-olla ei ole säilinud. Teiseks, sa võib-olla ei oska neid külvata. Kolmandaks, võib-olla sinu muld ei tee koostööd. Neljandaks tulevad kahjurid ja kõik selline. Ja siis sa saad aru ka, et kõht on tühi ja tühja kõhuga tööd ei tee. Aiatöö ja isegi kui see on lihtsalt selline elustiili muudatus, et sa paned mõned kurgid, mõned tomatid, natuke üht ja teist, et see on raske töö ja sa võid ära ehmatada, et sa nagu päriselt pead mingisuguseid asju liigutama. Päriselt pead tegema joogaharjutusi, sest et muidu sa ei saa seda umbrohtu kätte, mis parasjagu, ma ei tea, su porgandit lämmatab. Ja
ja palav on. Täna on ka, noh, ma muidugi tervitan seda päikest, et lõpuks ometi, aga nagu juba siin uuel terrassil hakkab palavaks minema ja varsti ei ole enam mugav siin olla. Ja parmud on ja sääsed on ja tegelikult üldse võib-olla läheks hoopis randa. Mulle meeldib rannas ka käia või metsa jalutama ja puhkama. Nii et isegi kui sa alustad nagu suure rõõmuga, siis ära tee endale liiga, kui sa järsku avastad, et sa parema meelega teeksid oma ajaga hoopis midagi muud ja midagi palju meeldivamat. Sellepärast, et isegi kui sa ebaõnnestud, et sa ei saa saaki, siis sul on midagi, mida teistel ei ole, et sul on kogemus. Et kuhugi maani sa oled ikkagi jõudnud, mingisugused asjad on sul ikkagi tuttavad, sa tead, milline näeb välja mingi seeme, sa tead, milline näeb juba võib-olla tärganud taim välja, sa oskad selle umbrohust välja rohida, et äkki sa oled juba sinnamaani jõudnud. Et ära võta ka seda pettumustunnet väga karmilt enda vastu, ära ole, et mina arvan, et ma oskan endale toitu kasvatada, aga ma teen seda väiksel skaalal, ma kasvatan igat asja natukene, et oma oskusi hoida teravana ja ikkagi ka iga aasta skaleerin ja natukene laiendan. Et ja mul iga aasta läheb midagi metsa. Alati on taimi, mis ebaõnnestuvad. Isegi taimed, mida kasvatatakse peaaegu igas aias, on võimalik, et minul mingi ka väga tavaline kultuur, köögivili läheb metsa, nii et nii lihtsalt on. Et sina ka, et alusta väikselt, et ära tee väga hulle suuri plaane, tee endale väike aiamaa. Võib-olla sa teed hoopis peenrakasti, siis sa saad üsna varsti aru, et peenrakastist ei piisa. Sellega jääd sa kohe nälga. Aga sa saad jällegi kogemuse. Võib-olla on sul võimalik rajada ainult rõdukastid, et noh, minul on praegu siin terrassipottidesse pandud sibulilled ja mõned sõõrukannikesed. Aga varsti lähevad nendesse osadesse sisse näiteks kääbustomatid ja mõned kurgid. Ja jäta endale see võimalus skaleerimiseks, aga alusta vaikselt ja ära tee mingeid väga suuri plaane ja kindlasti vaata üle oma ootused. Ja kui sa armastad väga puuvilju, siis sellega on küll selline lugu, et need istikud sa võiksid istutada ära kohe, kui sa tead, kus nende lõplik kasvukoht on, sest et kandeikka jõudmine võtab aastaid, mõningal juhul 5-6 aastat isegi. Ja sa saad üsna ruttu aru, et võib-olla sa pead neid taimi kaitsma talvel metsloomade eest, sa pead taimi väetama, vaatama, et neil oleks jaksu kasvada. Tõenäoliselt on kõikidel istikutel vaja võra kujundada, pead oskama oksakääre käes hoida õiget pidi ja see on päriselt ka asi. Vaadata, et tal oleks õiged tolmeldajad ja tolmuandjad juures ja kõik selline. Ja see tuleb kohe ära teha, sellepärast et oma töövilju viljapuuaias saad sa nautida alles 5-6 aasta pärast. Veel üks, mis selle endale toidu ja söögi kasvatamise juures mulle viimasel ajal silma jääb, on see, et ikkagi see suuna mudimine sellel suunal on väga optimistlik. Ja noh, loomulikult peab tuju üleval hoidma. Muidu ei viitsiks ju mitte midagi teha. Aga näidatakse ikkagi kas selliseid väga ilusaid tulemusi või sellist isegi valeinformatsiooni, et see võib alustavale aadnikule täiesti vale arusaama anda ja võib tekkidagi see illusioon, et kui mingi jama on või kui ma tahan väga kiiresti oma elus mingit muudatust teha ja hakata ise aeda pidama, endale sööki kasvatama, et siis kohe kõik kasvab, kõik on lopsakas, elu on ilus, muretu. No see on täielik vale. Et kõik, mis ma juba rääkisin ka, et lõpuks sa lihtsalt ei viitsi, sest et sul on palav ja parmud ja sääsed ja nõme on. Et ilma tööd tegemata tegelikult sa ei saa endale sööki kasvatada. Ükskõik, mis meetodi sa valid, et kas sul on traktor, mis aitab sul mingisugust mehaanilist tööd paremini ära teha, näiteks kas või aiamaad ette valmistada, mulda ette valmistada, või kas sa alustad kaevamisvaba aia rajamist. Seal sa saad kohe aru, et kui palju sisendeid sa tegelikult pead juurde ostma, enda aeda sisse juurde tooma. Ja seda tööd on igal juhul ükskõik, mida sa valid, et võib-olla sul on ainult väike katmikala, võib-olla sul on väike terrassiaed ja noh, miks need kohvitassid siin on, ma just korjasin need mööda aeda kokku, ongi sellepärast, et vahel ongi nii kiire, et minul on ka praegu väga kiire, aga ma mõtlesin, et ma võtan natukene aja maha ja võtan paar tundi rahulikumalt ja sellepärast ongi need kohvitassid on igal pool, sest et ma võtan jälle kohvi ja jälle lähen, et
ja see võib pikapeale nagu üle visata. Ja kõik ikkagi mind häirivad need müügikuulutused ka sotsiaalmeedias, mille taga justkui ühtegi ettevõtet ei ole, kes vastutuse võtaks, aga praegu näiteks väga palju levib kuulutusi, kus müüakse nektariini kääbussorte. See on juba valesti öeldud, sest sort ei ole kääbus, äkki on aluskääbus, aga see pole oluline, oluline on see, et see piltideks on hoopis ploomid ja aprikoosid. Ja ma just tegin ka oma Facebooki lehele ühe kiire postituse, kus ma rääkisin oma nektariini kasvatusest, kuidas need üldsegi tegelikult ei ole talvekindlad. Et kerge on sattuda sellistesse müügilõksudesse. Et kui sa ikkagi tõsiselt mõtled seda, et sa tahad endale süüa kasvatada, siis kasvata neid taimi, mida sa tunned ja tead ja sa juba sööd. Jumalast okei on arustada lihtsatest asjadest. Kartul, porgand, sibul näiteks, eks ole, täiesti suvaliselt 3 tükki nimetasin praegu. Et ei pea kohe kõigile muljet avaldama sellega, et sa oled istutanud aprikoosid, nagu minu näiteks on. Aga enne seda, kui ma aprikoosiaeda istutasin ma neid asju, millelt ma tean, et ma suhteliselt tõenäoliselt saan selle saagi kätte. Aga mulle väga meeldis ka, et ma ükspäev tegin süüa ja siis mul vahepeal telekas mängib taustaks, ma vaatasin Farmereid, Lenna ja tema kaasa saadet, just äkki see oli viimane saade. Ja neil oli ka selline murdumise koht seal hooaja lõpupoole, et reaalselt müüvad oma traktori maha ja et ei ole mingit köögiviljandust. Ma väga hindan seda, et nad olid nii ausad kogu selle asja juures, et okei, nad panid maha köögivilja ja nad vist said äkki ainult sibulaid või midagi. Ja et see on täielik fail, ebaõnnestumine. Või et nad istutasid nõlvale sinna kuhugi viinamarju ja ülla need ei läinud kasvama. Et see on küll selline koht, kus tegelikult võiks ju nõu küsida natukene, et seal on kindlasti veel rohkem põllupidajaid, kes oskavad nagu selle alguse teha selliseks, et sa ei peaks kohe selle istikute näol tehtud kulutuse maha kandma. Aga väga tahaks neid tunnustada selle poole pealt, et nad nii ausad olid, et kõik ei ole nagu lill, et või nagu võilill näiteks, et paned seemne maha, taime maha, kõik kasvab, siin on korvides on saagid, et selle eest ma tahaks neid tunnustada. Aga täpselt nii ongi, et kui sa mind ei usu, siis äkki sa usud neid, et sa võid oma parima tahtmise juures teha väga tugeva alguse, aga see ei tähenda, et sa saaki saad. Ja kui sul on tõesti selline olukord, kus sellest sõltub sinu pere toidulaud, siis sa oledki näljas. Et mõtle selle peale, kui palju kaloreid sa kulutad ka sellele, et see taim üldse kasvama saada. Et sellise mõtteviisiga ei tasu ühelegi kriisile vastu minna. Et ikkagi ma soovitan alustada, koguda kogemusi, õppida oma mulda tundma, ilmastikku tundma ja ilmastikuga, et tema on see põhiline investor ikkagi, et osata ka nende kaotustega toime tulla. Ja jah, ma ütlesin, et see on viisakas kanal, aga ma ikkagi pean ära ka mainima, et konservide koju kogumine ministri eeskujul, nagu ta ennast seab meile eeskujuks, et siis neid tarbida raskel ajal, see ei ole jätkusuutlik. Esiteks, need ei ole mitte kuidagi head meie enda tervisele. Aga muidugi, kui sul on kõht tühi, sa sööd ükskõik mida, on ju. Aga olles ise nagu oma toitumist väga palju muutnud, et ühte tõsisemat autoimmuunhaigust maha suruda, mis on minul õnnestunud just läbi toitumise, siis konservid ei ole lahendus. Küll aga nad võivad abiks olla ja toeks kogu selle protsessile. Aga mina usun, et eestlased on väga asjalikud ja arukad ja toimekad ja töökad inimesed ja kui tehes algust sellisel ajal, kus kõike on saada, kõike tööriistu on võimalik osta, vahendeid, seemneid, siis ma arvan, et midagi tugevat me isegi ei tunne, kui mingisuguseid raputusi peaks tulema. Aga mida ma siis soovitaks teha, et ma tegin eelmine nädal ka ühe natuke pikema mõtiskluse, et mida alustavale aednikule soovitada, aga paar asja, mida ma ise teeksin, kui ma peaks nüüd algusest alustama, ongi see, et ma paneksin paika viljapuud, mõtleksin läbi,
nende selle kasvukoha, kes on kellele tolmuandja ja sest nendega läheb kõige kauem aega. Siis ma looksin kindlasti endale seemnepanga ja eelistaksin just avatud tolmlehed ja pärandsorte, sest nendelt ma saan ise korduvalt ja korduvalt seemet võtta. Siis ma kindlasti alustaksin uuesti komposteerimisega ja seaksin selle komposterite ja aunade süsteemi üles selliselt, et ma saaksin rohkem seda komposti toota. Ja ma kindlasti ostaks kohe kvaliteetsed tööriistad, et ma jätaks kõik odavamad käärid, labidad, kühvlid, hargid kohe kõrvale, vaid ostaks kohe kvaliteetsed ja korralikud üleni metallist tooted, mida ma ise ka oskan hooldada. Ja töökindad. Ma ei jõua ära rääkida sellest, kui tähtis on, et sul oleks korralikud töökindad, sest oma käsi tuleb kaitsta. Nii. Ma loodan, et ma nüüd kedagi ära ei hirmutanud, et kui sul on see rõõm üles leitud, et sa tahad endale toitu kasvatada ja nüüd ma ütlen sulle, et tõenäoliselt sul see ei õnnestu, siis alusta ikka ja anna mulle ka teada ja teistele, et kuidas sul selle asjaga läks. Ja kui sul on nüüd mingi suur küsimus, mida sa tahaksid küsida või millest tahaksid, et ma rohkem näitaksin äkki oma aias ka, siis ole hea, kirjuta mulle. Ma ikkagi pean plaani, milliseid videoid ma YouTube üles panen ja mõnda asja ma näitan ainult Facebookis. Ja miks ma nüüd praegu ka olen ainult neid jutustavaid videoid teinud, on see, et nii kiire on praegu. Ja ma ei jõua kõiki asju üles filmida. Et siis võtaks see töö ära tegemine veel rohkem aega, kui ma peaks kogu aeg statiivi sättima. Nii et ma loodan, et sa ära ei hirmunud ja et see liigne kohvi tarbimine ei tundu sulle ka diagnoosina minu poolt, aga aiandus on üks tore asi, hirmus vahva, ta hoolitseb meie keha ja vaimu eest ja kui kõik läheb hästi, siis lõpuks saab süüa ka. Nii et toredat aiapidamist.